no vot, aga hakkame siis pihta ja ma olen nii elevil, et ma teen Sandrast ikka väikese sellise tutvustuse ka. Kuigi enamus sind teavad, aga meil on liitunud ka paar inimest, kes on ostnud konverentsi veel hiljem. nii et ei ole nagu laivis näinud, et siis Sandra minu arvates on lihtsalt mega lahe naine, sellepärast et kõik see, mis Sandra on suutnud saavutada, on see, mis ma arvan, meil kõigil on nagu unistus, et Sandra siis 3 väikse lapse kõrvalt on üles ehitanud rahvusvahelise startup'i Askly, mis on nüüd 10 erinevas riigis. ja, ja siis on tal suur meeskond, tiim, ta tegeleb investeerimisega sealt kõrvalt ja lihtsalt on mega lahe eeskuju selles osas, et kuidas seda pere ja tööelu ühendada väikeste laste kõrvalt ja olla sealjuures ka siis selline armastav abikaasa, et hiljuti ühel üritusel Sandraga kohtusin ja koos tema abikaasaga ja näha, et teil on seda sädet ja teil on seda connection'it ja kõike nii palju. nii et selles mõttes ma olen mega excited, et Sandra meil täna külaliseks on ja mõtlesin sellise hästi high-tech süsteemi välja, et kasutame siin sedasama Slido't ja Evelin viskab sinna küsimused ja saame hääletada, mis on nüüd hästi tore, on see, et hetkel on siin Merli ja Evelin, kes saavad meil hääletada, aga ikkagi, et ja mõtlesin ka seda süsteemi, et nii, et teil peaks tulema siis mingisugune see link. ja mul endal oli selline mõte, et pühendame siis niimoodi sektsioonide kaupa, et esimesed 15 minutit räägiks sellest töö ja pereelu ühendamisest, kui sulle, Sandra, sobib. ja siis lähme sealt edasi ettevõtluse inspiratsioon, et niimoodi sektsioonide kaupa ja siis kuna mul küsimusi, ma võtsin need küsimused, mis jäid konverentsist õhku siin Facebookist ja siis panin ise ka veel juurde kõike, mis ma küsida tahaks, et küsimusi sai niimoodi, et ma arvan, et neid meil tuleb vist kordussessioone teha juba ma näen ette aga tere tulemast, Sandra, nii lahe, et sa siin oled. Suur aitäh, Annika, ilusa intro eest. Ma ise olen siin just sellel põhjusel, et need valdkonnad ja kõik need teemad on mulle endale jätkuvalt elukriitilised, et ma saaksin seda tasakaalu säilitada, et me saaks seda oma peret ilusti edasi teha, oma lastele olla eeskujuks ja oma business'it arendada, nii et tegelikult need teemad ei lõppe kunagi vist ära, nii et kui mõnele tundub, et ma olen midagi hästi teinud ja saab minult õppida, siis mina vaatan omakorda teistele ja mõtlen, et appikene, kui vähe mina tean ja kui palju ma saaksin ise veel olla kuidagi targem oma otsustes, mida ma iga päev teen, pisikesed otsused. Nii et mõned on ka suuremad. Nii et ma proovin ise ka sellest arutelust õppida, sest et te esitate küsimusi mulle, mis panevad mind natuke pingutama, et formuleerida nagu ise häid vastuseid ja mõista nagu sügavuti seda nagu teemat. Nii et ma olen tänulik nende küsimuste eest juba ette ja hakkame siis pihta. Hakkame siis pihta, et kuna Merlil oli see hästi hingel, see üks asi, et siis ma küsiks selle küsimuse ikkagi kohe ära, et kuidas siis sai olla nii-öelda funktsioneeriv ettevõtja, kui hetkel ta ütles ka, et tal on 3 viirust korraga ja lihtsalt viiruste hooaeg on nii pikk, et kuidas seda kõike siis teha? On sul olnud sellist kogemust ja kuidas sina oled lähenenud sellele? Jaa. See on nii suur teema ja seal on hästi palju erinevaid kihte omakorda, sest ma näen, et see ei sõltu isegi sellest, kas sa oled ettevõtja või täiskohaga või poole kohaga tööl, kui sul ikka lapsed on haiged kodus, siis see on väljakutse ja sihuke stressiallikas igal juhul. Ning seal see sõltub, vaat sa ütled 8 kuud, et minu enda kogemusest, kui lapsel on ikka väga-väga kriitiline seisund, et siis ma nagu saan aru, et ma pean mehega kalendri pooleks jagama ja see on kokkuleppe elukaaslasega algusest peale olnud ja see on nagu loogiline, sest tema ka ju mõistab, et sinu jaoks on oluline, et sa saad oma päevas ka oma aega
kas see on sinu äri või sinu töö ning minu jaoks näiteks, kui mul on lapsed haiged ja ma tean, et 2, 3 või 4 tundi ma saan seda aega, et noh, mees annab mulle hommikul, lõunapaiku või õhtul, siis ma olen ise nii produktiivne, mida ma oma selle 3 tunniga ära teen ja siis sa hakkad mõtlema hoopis teisiti, sul nagu lülitub see MIT sisse, most important things, et sinu äri saaks edasi või sinu mingid tööasjad saaksid natukenegi järje peale, sest et no olgem ausad, kui meil on 8 tundi päevas tööd teha kontoris, siis kui palju sellest ajast me raiskame, et noh, me tegeleme võib-olla asjadega, mis ei ole nii olulised, mida meile meeldiks teha ja siis me võib-olla räägime kellegiga juttu või brainstormime või või mingi, noh, oled kuskil veel seal sotsiaalmeedia avarustes, et tegelikult selle 3 tunniga päevas, ma ütlen, saab olulised asjad tehtud, see on nagu minu sihuke nagu kriitiline piir ja kas see on sinu mees või see on sinu lapsehoidja või ema või kõigi peale kokku, aga 3 tundi päevas, ma ütlen, see on nagu miinimum või noh, see on see nagu, mida sa pead võtma isegi siis, kui lapsed on haiged, noh, välja arvatud juhul, kui sa ei ole nendega haiglas. Et noh, ma isegi haiglas olen alati arvutiga kaasas ja tean, et noh, seal nagu on ka võimalus natukene nagu oma asju teha. Aga noh, eks ta nagu läheb sinna suhte kvaliteedi tasandile, kas mees toetab, mõistab seda, et haige laps ei ole võrdusmärk sellega, et sa ei saa iseennast kuidagi realiseerida või sa jätad ennast täiesti unarusse, sest et kui mees seda ei mõista, siis seal on mingi sügavam nagu probleem või sina näiteks ise ei tea, et noh, sul tekib küsimusi, kas ma üldse tegelen õige asjaga või nagu, kas ma üldse pean tööl käima, kui praegu lapsed väiksed on. Noh, minu otsus on olnud kogu aeg see, et mina pean tööl käima, ma kogu aeg olen tahtnud seda ja mu mees on mõistnud minu vajadusi ja seda minu nagu soovi ennast realiseerida, et aga samas ega noh, ei pea ju tööd tegema lapse kõrvalt, et kui sa seda väga tahad ja sul on tegevus või töö, mis sulle täiesti nagu noh, hingepõhjani sobib ja meeldib, et siis ma arvan, et sa peadki nagu need 8 kuud, noh, me kunagi ei tea, mitu kuud kokkuvõttes nagu lapsed haiged on. Kui sul on 2, 3, 4 last, siis võib-olla on aasta ringi keegi kogu aeg haige. Aga see keegi kogu aeg haige tähendab ka tihtipeale seda, et nad on nohused või nad köhivad ja nad on 2 nädalat kodus. Aga neil ei ole nagu sind vaja seal kogu aeg. Nad isegi ei taha nagu kogu aeg, et sa oled seal ümber. Nii et siis on lapsehoidjad ja mees abiks, et see nagu päev ära jaotada. Lihtsalt sa pead tulema sealt kodust välja nagu mitte nende mõtetega, et sa veel tund aega peas kurdad, kui raske elu mul on, et ma ikka ei saa ennast kokku võtta ja appikene, et see on nagu tihtipeale isegi raskem, et nagu jätta kogu see hala kõrvale ja oma ajusse üldse välja lülitada, et ma arvan, et see nupp nagu, kui sa tahad olla edukas ettevõtja, see nupp peab olema leitud, et noh, kus ta su ajus asub, ma ei oska aidata, aga üldse nagu sihuke noh, põhjust laste kõrvalt tööd tehes kurta on maa ja ilm. Et noh, neid mõtteid ei tohi väga pähe lasta või nagu ei tohi lasta neil seal nagu jääda kinni. Mul on neid hommikuid väga palju, kus ma nagu tulen kontorisse, kõigepealt hingan välja, sest mul oli nii raske neid lasteaedadesse igale poole viia. Ja mul on stressi tase 10 ja siis ma pean nagu sellest lihtsalt nagu välja astuma sellest stressi olukorrast ja Merlist praegu hingas välja, ma nägin. et tegelikult mõtle selle peale, et sul on pere, sul on toredad lapsed, sul on võimalus teha tööd või tegeleda ettevõtlusega, sul on nii palju asju, mille üle öelda, jess, ma olen elus ju tegelikult õnnestunud, mul on kõik super hästi. See, et ta on nädal aega kauem kodus väike laps nohune või vähem, see ei tohi üldse sind mõjutada, noh, sinu nagu seda sisemist mingit kompassi ja veendumust, et sul on elus kõik hästi ja sa saad kohe taskust võtta see enesekindlus välja ja endale seda nagu meelde tuletada, sest et tihtipeale naistena me ei ole piisavalt enesekindlad ja me ei julge riske võtta.
ma ise tunnen seda enda kogemuse põhjal. Et noh, miks me sellised oleme, ma ei tea, aga faktiliselt sellega peab tegelema, et tuleb iseendale ikkagist nagu sisestada, et kui sa usud sellesse, mida sa teed, siis sa lähed ja vallutad maailma ja see on sinu jaoks tähtis ja oluline. Ja sa ei jää mõtlema selle peale, aga mis siis, kui järgmine nädal laps on ka haige või mis siis, kui ma ei saa teda homme lasteaeda viia, siis sul on need 3-4 tundi ja sa korraldad lihtsalt endale selle miinimum, MVP on see nagu minu valdkonnas alati olnud niisugune nagu märksõna, et noh, mis on see minimaalne hulk tunde, mida sa võtad endale ja siis sa oled maksimaalselt produktiivne, et sa nagu võib-olla esimesed pool tundi lihtsalt mõtled, mis on kõige olulisemad asjad, mis viivad sind kas uute klientideni või kasumini või lisatuluni, mis asjad need on. Noh, sihuke nagu analüüsioskus on see nagu veel üks kiht, noh, minu jaoks, kus ma ka tunnen, et tihtipeale ma ebaõnnestun. Mul on neid nagu otsuseid hästi palju laua peal ja läbi mõelda, et nagu mis on see kõige kasumlikum otsus. Et mitte mitte lihtsalt tore otsus ja mugav otsus, kus mulle meeldib endale nagu ennast realiseerida ja seal sees olla, aga just see sihuke nagu õige, mis see on. Ja tihtipeale ma olen kaasanud ka mentorite abi. Et lihtsalt ütlen, mis mul suured otsused laua peal on, kellelegi ütled välja, sa võid kas või siin grupis leida endale keegi, kui sa nagu tunned, et näed, mul on ju iga päev võimalik võtta teatud hulk aega ja teha tööd, teha midagi, mis aitab mul eesmärgini, siis kuidas sa neid nagu samme planeerid sinna teekonnal, mis näiteks on kõige mõistlikum siis sel nädalal oma selle väga piiratud tundide hulgaga ära teha. Et ma loodan, et sai siit natuke midagi kasulikku. Ma korraks küsin, minu arust see oli mega hea, mulle väga meeldis see mõte, et tegelikult ettevõttest emana meil ei ole isegi seda ajaressurssi, et hakata halama. Et selleks lihtsalt enam nagu ei ole aega. Et siis, kui on siis nupp on sisse vajutatud, siis tuleb lihtsalt go, on ju. Et kas sul, Sandra, on ka mingi selline hea nipp veel, et kas mentoriga, et käia välja need otsused või mis on see kõige kasumlikum tee, aga on sul veel mingisuguseid nippe või trikke, et kuidas sa enda nagu aega maksimaalselt ära kasutad, neid piiratud tunde, mis sul on? Et ma olen see, kes praegu ütleb I respectfully disagree, sest ma arvan, et Annika, sul on ja väga paljudel inimestel, eriti ma olen täheldanud, kes on SV taustaga, neil õnnestub see palju paremini, see hala nagu enda mõtetes välja lülitada. Aga enamusel inimestel, mina ei ole ise SV-d teinud, aga ma nagu lihtsalt näen, et vau, see on nii inspireeriv, kuidas tegelikult nagu need, kes on seda hästi teinud ja mitu aastat läinud sinna tööpõllule, kus sa saad eisid ja sa saad nagu põhimõtteliselt iga päev vastu pead ja sa pead ennast kokku võtma, et seda ei ole lihtne teha. Reaalsuses mul on ka seda nagu hala ja kurtmist ja meil on ka mehega olnud kokkuleppeid, kus ma nagu vahepeal ikka tulen ja ütlen, et ma tahan välja elada, mul on vaja see potikaas tõsta üles. Ja kui ma seda liiga tihti hakkan tegema, siis ta ütleb, et nüüd tuleb kurtmise vaba kuu, et ma ei lasegi sul seda nagu pealt ära võtta, sest mida rohkem sa seda teed, seda tihtipeale see nagu imeb sind sinna sisse ja see ei ole see nagu mode või see nagu olek, kus olla. Nii et ma nagu, te võite, kes siin praegu on, öelda ausalt või sinna chati kirjutada, et kas siis õnnestub see nagu hala välja lülitada või see nagu, võib-olla see on fantoom, nagu võib-olla kõigil see õnnestub väga hästi ja keegi ei kurda sisemiselt ega kodus kellegile, aga ükskõik kui palju ma pingutan, mina ise kurdan ja ma kurdan iseendale, isegi kui ma teistele seda välja ei näita, siis nagu sa tuled ringiga tagasi sinna nagu enesekindluse teemadeni. Nii et ma arvan, et kui see nende laivide selle tegevuse tulemusena, mida sina, Annika, korraldad,
jääb kellelgi psühholoogi juures käimata, siis see on juba väga-väga suur võit. Sest et noh, ma olen ise psühholoogi juures käinud ja ma olen, no ma ei saa öelda, et ma püsiklient olen, aga paar korda aastas ma käin. Ja viimane harjutus, mis, kui teil on huvi, ma võin isegi jagada, sest mõtlesin, et äkki ma kunagi muidugi. täitsa nagu avalikult. See oli fantastiliselt hea harjutus. Põhimõtteliselt me alustasime sellest, et ma kaardistasin kõik enda rollid. Ja iga rolli juures alguses oli lause, et ma ei ole piisavalt ilus, ma ei ole piisavalt enesekindel naine, ma ei ole piisavalt austav abikaasa, ma ei ole piisavalt eeskujuks olev ema, ma ei ole piisavalt toetav tütar, lapselaps ja õde, ma ei ole piisavalt tubli koduhoidja, ma ei ole piisavalt inspireeriv naine teistele naistele, ma ei ole piisavalt tugev ekspert oma valdkonnas, mida ma teen, ma ei ole piisavalt hea idufirma asutaja ja ma ei ole piisavalt hea tööandja, ma ei ole piisavalt hea sõber. Üks neist on kunagi nagu läbi käinud. Oota, kas te olete minuga? Appi! Jaa, kuuleme väga hästi. Ma läksin seda faili vaatama, aga oli, ja kusjuures ma ei näe teid enam. Et ja väga huvitav, meie siin näeme. Vaata, scrolli seal, tõmba neid ekraane edasi tagasi. Äkki leiad. Tehnoloogia maailm, ja näen nüüd. Ja siis ma nagu mingil hetkel elus olen iga selle rolli kohta mõelnud endast nii, et ma ei ole piisavalt hea sõber või siis ma ei ole piisavalt palju sporti teinud, mu keha ei ole piisavalt hea. Ja siis ma olen nagu koos psühholoogiga teinud uue nimekirja, kus iga selle rolli juures oli, ma olen piisavalt hea. Ehk siis sa ei pea olema perfektne. Ma sain nii kaua, kui ma olingi sinuga. Väga armas Annikal vist. Oi, vabandust. See on mutnud. Me oleme siin hotellis, mees on business meetingul ja siis ei saanud lapsehoidjat, nii et on. Sobib, me saame hakkama. Meie siin saame hakkama. Et ma päris igale oma kõne või mingisugustel investorkohtumistele või tähtsatele kõnedesse ma ei julge lapsega nagu minna, sest ma tean, et see ei ole nagu väga okei. Meil siin see on, aga tihtipeale mujal see ei ole nagu nii vastuvõetav. Nii et ja siis selle harjutuse järgmine pool oli see, et ma kirjutasin iga selle rolli juurde 100% oma ajast ja siis panin nagu protsendi juurde ning sain aru näiteks, et 2% oma ajast ma pühendan sellele, et olla piisavalt hea tütar, lapselaps või õde, et oma sugulastega suhteid hoida ja saada nagu iseenda jaoks nagu selle linnukese kirja, et ma tegin piisavalt. Siis kas ma olen piisavalt hea ekspert oma valdkonnas, kui palju protsente aega ma sinna pühendan, kui palju aega ma pühendan, kuna ma olen tööandja, siis oma töötajatele. Ja kusjuures kõige raskem on olnud sellest nimekirjast mulle see esimene, mis on seotud minu keha ja tervisega. Sest et ma ikka fännan seda, mida ma teen tööalaselt ja tahan, et kodu on puhas ja nii edasi, aga nagu ise ennast ma olen tihti jätnud sinna nagu kuskile prioriteetide nimekirjas liiga madalale. Ning ma olen nüüd jõudnud veendumusele, ja ma leidsin ka formaadi, mis mulle sobib, et kui ma suudan teha iga päev oma võimlemiskava, ma leidsin väga hästi endale sobiva võimlemiskava. See kestab 10 minutit ja ma teen veel ekstra 2 minutit sinna oma harjutusi. Et siis minu peas on kujunenud siuke nagu arusaam, et terve mina või siuke nagu väike panus iseenda kehasse võrdub palju edukam mina tööalaselt ja äris. Ning see on see, kus sa ei saa kompromisse teha, sest kui sa hakkad seal kompromisse tegema, siis sa avastad, et sa oled jällegi enesekindluse kriisis. Et sa ei usu endasse, sest sa ei saa nii väikse asjaga hakkama nagu 10 minutit võimlemist iga päev.
et samas nagu olgem ausad, me leiame need 10 minutit ka väga tihedal päeval, ükskõik nagu mis seal kalendris vastu vaatab. Ma olen proovinud ka laste kõrvalt või lastega koos seda teha. Jah, nad segavad, nad ei lase mul harjutusi nii hästi teha. Aga samas ma vaatan, et lapsed on nagu harjunud sellega, et emme teeb sporti, järelikult see on kuidagi elus oluline või liigutada ennast. Ma olen põhjendanud seda ja öelnud, et see on minu jaoks oluline, ma tahan, et ma olen heas vormis. Nii et kui me räägime sellest, et kuidas kõikide nende laste ja tööalaste väljakutsetega praktilisel tasemel hakkama saada, siis tihtipeale need nagu igapäevased tegevused on väga väiksed otsused, et ma otsustan, et ma teen 10 minutit võimlemist. Minu jaoks isegi selline otsus on olnud sihuke hästi oluline tasakaalu, see keskpunkt, et muudad seda tugevamaks ja juba tunned, et sul on palju rohkem energiat võtta need oma töötunnid ja nende sees teha hästi produktiivselt tööd. Annika, sul on nii palju veel häid küsimusi, et vist ma olen siin. Mul on jaa, issand, mul on iga asi, mis sa ütled, mul tuleb juba selle pinnalt nagu nii palju küsimusi juurde, et mida ma tahaksin küsida. Et tegelikult oli ka kuskil seal allpool, ma tean selline küsimus, ma küsin siis sellega kohe ära, et sa ütlesid, et sa 10 minutit võtad võimlemist endale, aga kas on veel midagi, mida sa enda heaks nii-öelda teed? Kas siis igapäevaselt või siis mingi teatud perioodi tagant? Et kuidas sa ennast hoiad selle kõige keskel? Eile ma tellisin endale uued pumbaga kreemid ja muigasin ise ka. Ja ma sain aru, et see, mida sa teed enda jaoks ja ma olen kusjuures selles olen tõesti olnud nagu kehv näide, sest see võimlemine on ka minu jaoks suhteliselt uus rutiin. Ma alguses püüdsin teha trenni 2 korda nädalas, et see oligi kõik nagu ainuke, mida ma enda jaoks tegin, et nüüd ma nagu püüan olla parem ja ma sain aru, et mind ennast ajavad tihtipeale väga pisikesed asjad närvi, et ma eile vannitasin last ja siis ongi ka nagu kõik need laste mingid šampoonid ja dušikeelid, need peaks ka kõik pumbaga olema, sest et nagu sa oled tihtipeale päeva lõpuks nii viimase vindi peal oma pingega või stressiga, et sind hakkavad pisiasjad närvi ajama. See ei ole hea märk või vastupidi, see on hea märk, näitab sulle, et võib-olla nagu peaksid nagu rohkem seda enda aega võtma. Aga jah, siis ma nagu eile käisin Kaup 24 ja siis tellisin ka neid nagu igasuguseid laste asju, kõik pumbaga. Naersin ise selle omaette seal telefoni ekraani taga. Et jah, ma proovin, äkki mul jooksvalt veel tuleb midagi sihukest nagu head meelde. Aga tead, ma arvan, et see enda jaoks võib-olla ongi see luksus ja risk, mis on 2 ühes, mida ma võtan, on see, et ma palkan endale või et mul on juba paar aastat inimene, kes koristab, teeb süüa. Ja siis, kui lapsed on siuksed pooltõbised, siis ma tean, et ma saan nad jätta, et kui mina ei pea kõrval istuma, kui tal on lihtsalt vaja nina pühkida, et siis see on nagu tõenäoliselt kõige suurem asi, mida sa enda jaoks saad ära teha. Et see. Reageerida. Jaa, täpselt. Ja ma jagan ka korraks siit kõrvalt, et tegelikult mulle tundub, et me oma peas vahest mõtleme, et sellised asjad on hästi kulukad. Et ma ka hiljuti tegin seda, et siin jälle õigel hetkel tulevad väiksed sõbrad, et ühesõnaga leidsin endale koka, kes käib 2 korda nädalas ja teeb siis, et ta ei ole nagu full time, nagu Sandral on ju, aga et selliseid lahendusi on ka tegelikult, et ei pea olema nagu all or nothing, sest paljudele kindlasti tundub, et okei, Sandra, muidugi sul on see startup, sul on ju edukas mees, sul lihtsalt raha voolab, sina võid lubada endale koristajaid ja kokkasid ja mida iganes, aga mul ei ole veel päris ärigi on ju veel käima tõmmatud, et tegelikult saab leida selliseid lihtsaid lahendusi, mis ei ole nagu nii kulukad. Aga tahtsin küsida, nii. Ma lisan juurde, Tallinnas ma olen leidnud ka enne, kui üldse ma selle lahenduseni jõudsin, siis ma
käisin Lasnamäel ühes siukses väikses kodukohvikus, kus ma tellisin ämbriga mingit borši suppi ja nagu suur mingi kõige suurem ämber. Ja ma teadsin, et 1 või 2 päevaks mul on mingi siuke enam-vähem hästi kodune tervislik toit laua peal. Ning samamoodi koristusega, et kodukoristus, et kui sa tunned, et sa oled niigi väsinud ja sul on tunne, et veel peab midagi tegema ja panustama kodu heaks, siis see on see koht, kus sa ei arvesta lihtsalt sinna valemisse oma tööaega ja potentsiaalselt seda tööaja tunnihinna kasvu, kui sa iseendasse investeerid ja panustad. Nii et tegelikult, kui nii võtta, siis kord nädalas või paar korda nädalas kuskilt toitu tellida endale koju või ise minna järgi või kutsuda kokk, koristus korraldada, et need asjad tasuvad ära, sest muidu sa teed ise neid. Ning muideks, tuli meelde minu viimane siuke ChatGPT abil loodud, kuna ma olen see freak, mul ei ole mul ei ole valikut, et ma pean oma aega efektiivsemalt kasutama. Ja siis ma ChatGPT-sse kirjutasin kõik nädalamenüüd, mis meil on. Mul on siuke 5-6 nädalat ette planeeritud või need lihtsalt roteeruvad, et kord kuus, ma ei tea, mees tahab kapsarulle, lapsed tahavad kanasuppi, kalasuppi, rassolnikud, borši, kõik on sama, ei ole mitte midagi uut. Ja ChatGPT teeb mulle nädala jagu ostunimekirja poes koos kogustega. Nii et ma käin näiteks ise või tellin läbi veebis, ma tean juba, et nädalaks on teema maas. Sest et kui palju naistel läheb aega, et läbi mõelda, mis me homme sööme või perele pakkume. See ei ole see ei ole see, kus sa peaksid oma aega energiat suunama, juhul kui sa tahad edukat ettevõtted ehitada või tahad karjääri teha. Ja ChatGPT-s nimekiri ja see oli siuke hästi, endal oli hea tunne, et see on siuke struktuurne, lihtne lähenemine. Ja eriti, kui sa tead, et keegi on abiks või kuskil sa saad veel söögi tegemise aega ka kokku hoida. Et ma arvan, et ma ei tea, naised, emad, võib-olla teil on mingi muu kogemus, aga kui sa tahad, et pere sööb ja kodu on puhas, see on metsik töö, see on nii palju ressurssi, mis kulub sinna. Isegi kui te olete väga produktiivsed ja tublid ja koristate kiiresti ja teete süüa kiiresti, et ikkagi see on iga päev 1-2, et kodu oleks peale igat toidukorda puhas, nõud pestud, asjad omal kohal, külmkapp täis kõike vajalikku kraami ja siis on viimasel hetkel midagi meelest läinud, piima ei ole või keefirit ei ole või leiba pole, siis sa jooksed poodi ja see on veel ekstra tund. Ja me ei loe seda aega, et me oleme millegi pärast kuidagi harjunud, et see on jooksen, teen, sebin, aga mis see väärtus on sellest? Et mõnele naisele see sobib ja see on väga hea, kui see talle sobib ja see teda õnnelikuks teeb. Aga kui sa naisena tunned, et sind teeb õnnelikuks mingisugune eneseteostus, siis need teemad on olulised. Et rääkides siin minust mega head mõtted jällegi, et kuidas saab ära kasutada tänapäeva võimalusi, et ei pea kõike ise tegema ja mulle tundub, et tihti Eesti naistel vähemasti, võib-olla kõigil naistel on see, et ma pean olema see, et muidu ma olen halb ema, kui ma ise ei tee kõiki asju, et tegelikult see ei ole nii. Aga rääkides siis sellest enese arengust, et kuidas sina leiad aega üldse ennast arendada selle kõige kõrvalt? Minu eneseareng taandub hästi palju nendele ülesannetele, mida ma parasjagu tööalaselt lahendama pean, et kui mul on mingisugune, eile esinesin ühel pitchimise võistlusel ja homme lähen webinarile, siis ma põhimõtteliselt võtan YouTube'is mingid head koolitusvideod, et saada mingit rahvusvaheliste tegijate sisendit või kogemust, et õppida natuke. Aga ega seda, ma arvan, et kohati eneseareng on ülehinnatud, sõltub proportsioonidest, et vahepeal, kui sa oled faasis, kus sa ehitad ettevõtted, sa pead rohkem tegutsema ja mitte kartma isegi eksida niivõrd,
ja teha vigu, sest et noh, muidugi see nagu sihuke õppimine on selleks, et me teeks vähem vigu või noh, et teised on mingid ämbrid juba läbi kolistanud, et siis ma lähen ja vaatan, mida nad on teinud või kuulan neid inimesi, aga minu kogemus on see, et noh, tihtipeale need inimesed on hoopis teises taustsüsteemist, hoopis teistsugust äri tegemas ja ma ei saagi sealt nii palju kasulikku võtta. Nii et siis mina olen elus pigem valinud nagu ise tegutseda, ise oma ämbrid üles leida ja mitte panna seda nagu kuidagi enda ego pihta. Täna hommikul ma just jagasin tiimiga ühte mingit sihukest lugu eilsest pitchimise võistlusest, natukene õppetunde, mis ma olen teisi ettevõtte juhte kuulates ka aru saanud, et see, mis töötas eile, ei anna ühtki garantiid sulle, et see töötab ka homme. Sa pead olema alati valmis muutusteks. Ja teine sihuke oluline tsitaat oli see, et kui sul on tugev missioon või põhjus teha seda, mida sa teed, siis nagu operational tasemel ehk siis igapäeva äri korraldamise juures sa pead oma ego täiesti kõrvale panema. Et need nagu vead, mida me teeme, need ei ole vead, sa ei saa kuidagi nagu mõelda, et või jälle hakata sinna, kus me alguses olime, et sa ei saa hakata halama või nagu mõtlema selle peale. Ma arvan, et see on kohati suhtumise küsimus ja see on tähtsam kui see nagu sihuke isiklik, et mingi enda siis teadmiste baasi täiendamine. Ja see on sihuke nagu kombinatsioon, mis on väga hästi korraldatud minu arvates just nagu selles, mida sina, Annika, jällegi teed, kus on nagu nii uusi teadmisi kui ka seda nagu poolt, kus me toetame üksteist, et me ei ole keegi perfektne, me ei ole kunagi ühegi äri ehitamise või oma väikse nagu tööülesande piires. Me ei peagi olema seal tippsooritusega. See peab olema piisav. Nagu see psühholoog mulle nagu õpetas, et see ei pea olema nagu üheski küsimuses tööandjana või inspireeriva naisena või juhina või emana. See ei pea olema suurepärane 5+, see peab olema piisav. Ja siis sa keskendud oma tegevusplaanile ja siin on oluline, et sul on väga selge siht, et mis on konkreetne eesmärk. Enamasti meil on raske isegi öelda, mis on selle nädala eesmärk. Ja võib-olla üks nagu nendest asjadest, mida mingis väikses grupis praktiseerida, ma liituks isegi hea meelega, kus me lihtsalt kord nädalas kirjutame, et minu selle nädala eesmärk on ja sa jagad seda kellegiga. Ja see juba aitab nii palju edasi. Vahepeal tuleb mingi süda, Annika, sinna ekraanile. Mis see No tähendab? jaa, sest see tähendab seda, et mulle nii meeldib see, mis sa jagad, et ma ei hakka kogu aeg ütlema, et nii hea mõte, et ma lihtsalt julgustan teisi ka, et pange neid emotikone siit alt servast, et kui midagi resoneerub või teile midagi väga meeldib, mis Sandra räägib, et pange südameid ja mis iganes siin variante on ju. Et ma lihtsalt olen harjunud kogu aeg siit südameid panema, kui ma olen nendes Zoom kõnedes. Okei, väga armas. Mul on vähe kogemust Zoom kõnedega. Eile ma küll keskendusin, ma olin ka Zoomis ja laivis. Ma keskendusin oma ettekandele, sest ma tegin seal ettekannet ja aja peale ja siis ma ei näinud, kas seal olid südamed või mitte. Aga nüüd ma näen neid ja see on nii armas. Arendades seda edasi, seda Sandra mõtet, et te võite anda märku kas chatis või siis käega, et kellele tundub hea mõte teha selline jagamine. Ma olen täna selline hea väljakutse. Enda arust olin hullult hästi kõik ära organiseerinud ja delegeerinud, kõik ekraanid olid saadaval ja nüüd muudkui tulevad. Lubasin vanemale peale anda 10 eurot, kui ta hoiab neist kinni. Nüüd siis hoiab vägisi kinni, et ei tohi minna emasega. Aga taustalid tulevad. Nii et, aga on nagu on ju. No excuses, kõik tuleb ära teha, et keskendume lahendustele. Aga jah, et andke käega märku, et kui teile tundub äge mõte, et minule väga tundub see, et jagada oma nädala eesmärke ja fookuseid, et siis saame mõelda, et mis formaadis see võiks olla.
et võite täitsa chati julgelt kirjutada. Et vot. Nii palju küsimusi. Jaa, aga võtan siit kohe järgmised, ja siis pange like ka küsimustele, on ju, et siis me näeme, mis siin võtta. Aga siin on näiteks selline, et mis on kõige suuremad väljakutsed, Sandra, millega sa oled pidanud toime tulema, olles siis ettevõtja ja ka emana? Enamus või kogu selle ettevõtlusaja jooksul, mis ma olen siis ettevõtted ehitanud, ma olengi ema olnud. Nii et mul ei ole kogemust teha ettevõtet nii, et keegi ei sega. Nii et siis sihuke nagu produktiivsus ja efektiivsus on alati olnud teemaks. Kõige raskemad teemad taanduvad alati minu jaoks minu enda mõtete kvaliteedile. Ehk siis see just nagu mentaalne või psühholoogiline pool. Ja ma arvan, see ongi ka see põhjus, miks ma seda sihukest harjutust psühholoogiga tegin läbi, et enda jaoks olla piisav ja olla see nagu enesekindel juht oma meeskonnale, oma valdkonnas. Ja see julgus ka ju vaata taandub hästi palju sellele enesekindluse teemale, et kuidas sa nagu ennast tegelikult tunned, sa võib-olla saad natukene seda fake ida, aga mitte aastate kaupa ja sa ei saa siis ka ettevõtet arendada. Nii et minu jaoks nagu kõik need väljakutsed on hästi inimlikud, hästi nagu lihtsal, primitiivsel tasandil. Et lastega seonduvalt ongi see korralduslik pool, et kuidas ma igat nagu päeva korraldan. Ma olen perfektsionist oma olemuselt. Mulle meeldib, kui lapsed on tublid, puhtad, ilusad, targad ja siis minu jaoks on nagu tihtipeale ka see, et logistiline pool, et lapsed käivad igal pool erinevates huviringides, trennides, et nagu see korralduslik pool on minu jaoks veel mitte päris lõpuni hästi korraldatud, kus ma nagu tunnen, et natukene häirib mind see see, kuidas see tänasel päeval on üles ehitatud, et ma ikkagist ise pean vahest sõitma ja siis ma nagu võtan läpaka kaasa, ootan ja teen midagi kasulikku sel ajal. Et seal nagu väljakutsed lastega nagu hästi erinevad, et kui tööalaselt see on ainult taandub sellele, kui selge visioon sul on, kui selged iganädalased eesmärgid, kas need viivad sind järgmise vahe-eesmärgini, siis lastega pool on sihuke nagu emotsionaalne pool ja töökorraldust puudutav. Ema on taksojuht, tuttav tunne. Ja aga vaata, tegelikult endal ei tohiks olla nagu sihuke tunne, et see võtab sult mingit olulist võimalust elus ära. Et kui sa oled taksojuht või kui sa oled kokk ja korista iga päev, et ma sellepärast ei saa tegeleda sellega, kus ma võiksin olla väga hea spetsialist või kus ma võiksin teistele inimestele palju rohkem väärtust pakkuda. Ma arvan, et laps kokkuvõttes, mina olen sisestanud endale, et laps tahab näha õnnelikku emmet. Kui taksondus, kokkamine, koristus teevad sind õnnelikuks ja sa oled rahul, see on väga hea. Kui sa tunned, et need tegevused ei võimalda sul piisavalt eneseteostust, siis see on halb olukord, kus olla. Ja see on väga okei. Mul on ka täpselt see sama tunne. See on täpselt sama tunne. Võtame järgmise küsimuse. Aeg varsti saab läbi. Jaa, kohe on järgmine küsimus, et mis on kõige suuremad õppetunnid? Et siin olid nagu väljakutsed, aga mida sa tunned, et sa oled kõige rohkem õppinud selle ajaga, kui sa oled olnud nii ema kui ettevõtja? Ma ise tunnen, et mul on kõige suuremad õppetunnid veel ees. Et vähemalt nagu kui mina ennast vaatan, siis ma olen veel enda silmis alles alustanud, kuigi ma olen siin juba mitu aastat teinud, löönud laineid oma valdkonnas ja piisavalt hea toote turule toonud, mis teeb silmad miljardi vääringus ettevõtete toodetele, siis minu jaoks on ikka sihuke nagu hästi nagu esimene sammuke.
nii et võib-olla see õppetund ongi nagu see, et ja mulle meeldib see mentaalsus või see sihuke suhtumine, et alati on esimene päev või esimene samm, et sa ei saa minna kuidagi uhkeks või ülbeks, kohati nagu võiks aga tegelikult ükskõik, mida sa ka ei saavuta, siis sa pead olema sihuke hästi nagu tagasihoidlik oma mõtetes. Nii et ma alles õpin, et ma alles alustan või alles nagu üritan aru saada. Ja siin oli kusjuures üks väga hea küsimus kuskil, et kes sind inspireerib ja kes, kui saaksid kellegiga õhtusöögile minna, siis ma natukene nagu tõmbaks seda teemat sinna nagu, et saaks kohe 2-3 küsimust ühe vastusega. Et paar, 3, äkki 4 raamatut, mis on hästi palju mind mõjutanud. Üks on Jordan Petersoni 12 issand, ma olen lugenud seda inglise keeles, 12 Rules of Life. Et kui et ei ole sellega tuttavad, siis ma väga soovitan, see on eesti keeles ka olemas, aga algselt ma lugesin inglise keeles. Et see räägibki sellest, seal on neid nagu jällegi, see on nii sügav psühholoogiline, hästi hea raamat, ta on hästi keeruliselt mõistetava jutuga mees tihtipeale, aga ta selles raamatus on üritanud lihtsas keeles seletada. Nii et seal samamoodi, kui sul on puhas kodu, kui sa austad oma meest, kui sa teed 10 minutit päevas oma harjutusi, siis sa saad elus väga paljude asjadega hakkama. Kui sa nende pisiasjade korraldusega või ärategemisega ei saa hakkama, siis ära mine seda äri ehitama või ära nagu tee kõigepealt vundament tugevaks. Siis järgmine on olnud Armastuse 5 keelt, esimene raamat, mida me mehega saime tuttavaks ja kohe võtsime ette. Sest et ja muideks, see läheb kuidagi ajast nagu meelest ära, võiks nagu värskendada seda omavahel, kommunikeerida uuesti, mis need nagu 5 keelt on. Ja siis nüüd hiljuti mees ostis raamatu We Are Unstoppable ja autoriks on Yuval Harari. Hararil on päris mitu head raamatut ja teda kuulates saad nagu sellest suurest pildist aru, üldse nagu inimolemusest, maailmast ja ühes intervjuus hiljuti ta ütles, et vähemalt mina lugesin seda nii välja, et mis sa siin muretsed, et maailm on nagu põhimõtteliselt 3. maailma siis sõja või tuumaohu ääre peal, et kas su mured on ikka nii suured, et sa nagu üldse takerdud kuhugi ja mingi hetk ma loen sellest välja, et ja tema oligi seal Unstoppable, see on lasteraamat muideks, aga see on täiskasvanutele. Nii et see on nagu sihuke 10. eluaastast alates suurepärane raamat ja mulle ka väga meeldis. Ehk siis, kui sul, vaata vahest on mingi tsitaat olnud, et kui see on sinu elu viimane aasta, siis ela seda täiega või nii, nagu sa nagu päriselt tahad, siis see suhtumine on kuidagi sinna sisse kodeeritud, et ära mõtle endale neid blokke välja, ära kahtle endas, ära mõtle üle. Nii et see sihuke nagu suhtumine, et tuleb selles elus selle ajaga, mis meil on, maksimaalselt midagi kasulikku ära teha, kindlasti välistada enda isiklik mingi depressioon või stress, et see on nagu, see on oluline, sest ma näen, et ka need, kes on hästi suuri ampse endale võtnud, tihtipeale on väga stressis, väga pinges. Et siis nagu, ma arvan, et nagu need 3 raamatut nagu üheskoos on sihuke hea kombo, mis nagu toovad mind ka kuidagi nagu tagasi sinna nagu sügava iseenda juurde ja aitavad väga palju paremini tõlgendada, mida me teeme, miks me teeme, kuidas seda teha nii, et me nagu iseennast ei tappa. Inimesed on võimelised tapma ennast, hävitama maailma, mis meie ümber on. Nii et tegelikult see nagu Harari järgi nagu see ongi kõige ohtlikum, et me oleme võimelised looma väga ilusaid asju, aga me ka hävitame iseenda tervist ja seda ilusat, mis meil on siin maa peal, nii et see nagu on hästi hea raamat. Väga, et sa tõid need välja.
sest ma tegelikult ja väga, mind see alati väga huvitab, et mis kedagi inspireerib, millised inimesed, millised raamatud. Ja nüüd ma teeks ikkagi sellise asja, et 5 minutit jagame breakout ruumidesse teid ja siis te saate 5 minutit jagada, et mida te, mulle alati meeldib, kui on midagi praktilist, et kõik need mõtted, mida Sandra täna jagas, et mida te reaalselt võtsite nagu enda või võtate endaga kaasa siit ja kas mingi väike asi, mida te saate nagu kohe hakata rakendama. Nii et siis meid on 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nii. Nii. Paneme. Kohe. Nii, oot, nüüd ma siin midagi natukene. Kohe teeme uuesti. Nii, oota, Sandra kadus ära või? ei, ma olen siin ja sa võid mind ka ruumi panna. Nii. Sa võid mind, ma ei tea, kas see on randomly või sa saad neid seal määrata. Ma Merliga tahaks ühte ruumi. Ja saan. Nii, paneme siis Sandra ja Merli. Nii, ruum. Nii, siis niimoodi. Ma tahaks Merlit lihtsalt. Mariann, kuulajad, kas breakout'is on minna? Nii. Okei. Nüüd peaks tulema teil see kiri.
kas sa muidu panid selle aja ka peale teistele breakout room'ile? Ma lõpetasin neid ära, et 60 sekund, neil tuli nagu see notification, et 60 sekundit ja siis on nagu, siis ta lõpetab kõik need ära. Et siis 45 sekundi pärast. Et teil on siis seal selline väike private session siin veel 30 sekundit. Jaa. Mis on linditatud muide, see te teate. Eveliiniga käib koos ülikoolis ju, et täitsa tuttavad. Jaa, kusjuures, kui ma see breakout ruume panin, siis ma ei mõelnud selle peale, aga kui ma tulin sinna ruumi, siis mul tuli meelde, et Evelin on maininud, et lahe, aga ma võtsin lihtsalt muidu nagu järjest. Sellest ei ole midagi, minul ei ole midagi selle vastu, ma just ütlesingi talle, et näed, sa oled kogu aeg selle Annika mõju väljas nüüd, et vaatame, kus sa nüüd lendad vasti. Jaa, ei tea, kas see on hea või halb on, nii Ei, ma arvan, kindlasti hea on. et no nii. Hakkan tagasi. Väga lahe, võtame siis kokku, pange chati, kirjutage kõik, et siis üks mõte, mis te siis seal breakout ruumis jagasite, mis te siis kaasa võtate tänasest endaga. Ma kirjutan siis Merli eest. Nii, kirjuta Merli eest, jah. Et kõik pange siis mingid mõtted ja ma arvan, et me kõik pange süda, harjutame siis südamete panemist, et pange süda siis, kui teid täna kõnetasid need teemad, mis Sandra meile jagas. Nii et kõik, kes nüüd otsivad, kuidas see südamete panemine käib, saate selgeks. Ja nii, et eneseväärtustamine on edu alus, edasiviiv jõud. Go for it, kui juba teised ka sinusse usuvad, et kuidas siis iseendasse ei usu, on ju. Väga hea, et see eneseusk on ja selline huvitav asi, et vahest ongi vaja, et meil ükskord oli selline, meil oli ka väike mini mastermind, see oli selline grupp, kus kõik lihtsalt rääkisid üksteisele, et kui lahedad, et kui palju me üksteise usume. Ja see oli nagu nii uplifting, nii et otsime neid väikeseid võimalusi, et siis emasid, ettevõtetest emasid ja üldse inimesi enda ümber kogu aeg nii-öelda üles tõsta. Ja Sandra, ma olen nii tänulik, ma tean, et sul on ju see graafik on mega kiire ja täis asja, et sa leidsid meie jaoks tund aega täna. Ja et sa mõistad, et minul kui organiseril siin mingi kaos parajasti on ju. Aga ma eile kusjuures kuulasin läbi veel uuesti, just äkki 3. korda selle osa, mis Sandra tegi konverentsil ja ma soovitan teil kõigil ka väga kuulata, sellepärast et üks asi on olla selle sees ja mõelda, et jaa, hea mõte, aga pärast üle kuulates tulevad nii paljud asjad veel uuesti meelde ja nii paljud seosed uuesti loovad. Et ma lihtsalt kuulasin üle ja mõtlesin, et vau, kui hea, et aitäh, Sandra, ja me väga hindame sinu panust ja sind, et sa meil siin grupis oled ja et sa alati kommenteerid ja annad nii palju häid mõtteid, et see on lihtsalt super lahe ja mõtleme siis seda, et kuidas saaks seda accountability't nii-öelda teha, et jagada eesmärke ja hoida üksteist siis joonel rohkem. Nii et aitäh teile kõigile. Aitäh teile ka ja palju edu. Ja ma hoian kõigile pöialt. Nii et oleme üksteise suurimad fännid. Ilusat päeva kõigile. Mõnusat päeva, nautige. Aitäh. Tšau. Väga äge oli. Tšau. Tšau.